14 hukkunud kamraadi asemele on luurerühma rivvi astunud uued sõdurid. Üldiselt on niiviisi, et luurerühma mehed ajakirjanikega rääkida ei taha. Õhtus Ekspressi jaoks tegid nad siiski erandi. Kui me käisime aasta tagasi, mõned päevad pärast seda õnnetust külas teil Kasarmus, siis vaatepilt oli äärmiselt masendav, tühjad voodid, mille kõrval olid leinalindiga küünlad. Kuidas oli sinu jaoks magada ja viibida päevast päeva nendes ruumides vahetult pärast seda õnnetust? Oli sama masendav, nagu teile tundus see vaatepilt. Ja mõttes oli alati, et sõber on kõrvalvoodis, aga paraku see nii ei olnud. Jaanus Karm ütles pärast seda õnnetust, et see mereretk oli tegelikult justkui üks kaotatud lahing. Kas sina arvad samamoodi? Jah, vaadates kui palju maha jäi kindlasti. See oli kaotatud. Mida sellest kaotatud lahingust õppida võib? Kas sina sõdurina või rühm üldiselt või terve kaitsevägi on enda jaoks mingid järeldused teinud sellest? Kindlasti on sellest järeldus tehtud, isegi palju järeldusi. Mida õppida? Võib-olla natuke ettevaatlikum olla. Kui praegu oleks 11. septembri keskpäev kell 12 ja sa oleksid praegu suurel pakril seal rannariba peal ja kohe seisaks ees vette minek, tagasi vaadates sellele hetkele, mida sa teeksid teistmoodi, kui teeksid? Protsentides on Balti-protsentid 95, aga kui niimoodi ajalugu vaadata, siis ütleme 4. Kindlasti ei läheks ja ei soovitaks teistelegi minna. See hall maja siin minu selja taga on Balti luurerühma kodu, nende kasarm. Endisel rühmaülemal Jaanus Karmil aga siia enam asja ei ole. Jaanus Karm on antud kohtu alla ja kui ta oma võimu ületamises süüdi mõistetakse, siis võib teda ees oodata kuni 5-aastane vanglakaristus. Pärast seda õnnetust olid luurerühma järele jäänud liikmed Jaanus Karmi selja taga justkui üks mees. Kõik ütlesid, et mingit valearvestust ei tehtud. Jaanus tegi õiged otsused, õiged valikud. Nüüd on Jaanus ainuke mees, kes kohtusse läheb selle asja pärast, kes on kohtu all. Kas sa arvad, et see on õiglane? See, et ta kohtu all läheb, ma ei usu, et see on õiglane. Ja siiamaani on see samune meeskond, kes oli aasta aega tagasi, üks mees on siiamaani üks mees ja samad moodi näiteks ka mina, kui kohtu alla läheks, ma arvan, et ka ülejäänud seltskond oleks samal arvamusel. Kas on näiteks kordagi pärast seda õnnetust peast läbi ei käinud? Mina ise isiklikult tunnen selles, et mida vähem mind kiusatakse, seda parem. Üks endal ei ole vaja, et kuskil näidatakse näpuga niimoodi, et see on see mees. Aeg teadupärast parandab kõik haavad. Ehkki endine rühmaülem Jaanus Karmi võib kinni minna, siis uus rühmaülem Margus Koplimägi peab oma mehed ikkagi tulest ja veest läbi viima. Alles siis saavad nad minna 1,5 aasta pikkusele välismissioonile alguses Bosnias ja pärast seda Liibanonis. Sa oled peaaegu aasta aega nüüd juhtinud seda luurerühma. Kas sa selle ajaga oled nende meestega niivõrd üheks sulanud, et sa julged oma elu nende kätte usaldada kriitilises olukorras? Suurema aja kätte kindlalt, sest et ma sain 6 mees sain nüüd alles juurde. Ja neil ka pole viga ja luure läheks küll. Kunagi ma tulin siia, mõtlesin, et mingid lupardid ja siuksed mehed on, aga nad on tõsised sõjamehed, et siukse raha eest nad üldse et on siin veel. Kuna siin on suurema kui rühmast, 2 aastat, 2,5 aastat on ja ootavad missiooni, müts maa nendest. Palju keskmiselt üks rühmaliige palka saab? 2,500. See on ilma toidurahata. Kas te praegu olete oma varustusega rahul? Mis teil on? Toona pärast seda õnnetust tuli jutuks ju see, et tegelikult luurerühmal peaks olema kõik kummipaadid ja signaalraketid ja päästevestid või mis iganes vaja läheks sellist asja teha.
kui ma tulin kaitsejõududest siia, siis ma olin selle varustusega väga rahul, sest Ameerika varustus on ikka parem, ta on aastaid töötatud armee on ja. Aga ma ei ole rahul sellega, et meil ei ole öövaatlusseadmeid, meil ei ole raketid ja siuksed, loomulikult kui teha siuke õppus ja tellida, need saab. Aga kummipaatide ja asjadega, et rühma enda varustuses neid ei ole. No näiteks räägime lihtinimese jaoks lahti. Sinul on käes praegu, mis relv see on? Selgita lihtsale inimesele ära, mis Ameerika päritoluga M16A1. Suhteliselt väga halb relv. Miks ta halb relv on? Sellepärast, et kui ta kukub, ta laesäär, kaba purunevad. Kas sina elukutselise sõdurina näed praegu, et sellest kurkses juhtunust on midagi õppust võetud või mingid järeldused tehtud? Kas tehakse praegu midagi paremini kui toona? Ma ei ütleks, et toona midagi nüüd halvasti tehti. Kõik läheb samamoodi edasi, aga lihtsalt isiklikult minu üle siis on lihtsalt suurem kontroll ja õppetöö käib samamoodi edasi ja ma ei ütleks, et toona midagi valesti tehti.